kool. Konkursi soolo. Koos mängima. Ja Vadim Paadin andis oma õpetaja Mihkel Haljaste asemel tunde nädala sees.
seisab ees 10. aprillil veel Tallinnas esinemine Mustpeade majas, kus ta võtab vastu karika esimese koha eest vabariiklikul klarnetikonkursil. Kolmandana esineb meile üks juba ammune külaline, kes osales meie 5 aastat tagasi toimunud 55. aasta juubeliüritustel ka, aga seekord hoopis teises kuues. Ivi Rausi, kes on lõpetanud kunagi Sirje Kaivaja juures klaverit, aga nüüd on asi klaverist pisut kaugel. 87. aastal lõpetasin lastekooli. See on päris kaua aega tagasi. Ja klaveriga. Ja täna ma esitan teile 2 lugu. Ja esimene lugu nendest on siis klaverisaatega. Ja teine on ühe teise stiiliga. Ja mõlemad lood on sündinud kuskilt sealt ja ilmselt siis läbi minu leidnud selle väljundi. Üle taeva päike naeratab sulle, ajatab luulaulu õitse lõunapuile. Ma räägin aastus südamus ja joonistab muusikas ja kirjutab taevasse 2 + 2. Sellel maal on vaikus tähtede värvi, liidub kollaseid paille ülevalt ükstees. Sunistab majast liivede sees ja maalib ees ja kirjutab taevasse 2 + 2 on 2. Nii kaunis ja lihtne seal elu. Õivad
Toomas Vabilov tuli mulle juba üsna tuntud Eesti dirigent koridoris vastu ja küsis, oi Ivi, näed, sina mängid lastekannelt. Ma ütlesin, et ei, see ei ole lastekannel, see on täitsa täiskasvanute kannel, vana, väike kannel, üks vanimaid pille Eesti rahvamuusikas. Ja täna, kui ma seda meistriklassi nii-öelda tegin kohalikele siin lastele, siis oli hästi vahva see, et me saime need kõige vanemad asjad Eesti rahvamuusikast üldisemalt läbi võetud. Ja need lapsed raudselt teavad, mis pill see on. See järgmine lugu sündis umbes pool aastat tagasi. Ühel sügisesel õhtul, võiks öelda juba öösel. Ja see oli umbes 6 aega pärast seda, kui me olime otsustanud Tallinnast ära kolida Haanjamaale metsade, kes
me ootame vilistlasi tegelikult veel kohvikusse, nii et ma vaatan, mõni võib-olla juba jooksis ära, aga äkki me ikkagi kohtume kohvikusse. Aitäh teile. Ai, ma olen ka see inimene, kes oli valel päeval. Aga ma olin spetsiaalselt, et me tahtsime vaadata seda kaunist